Täna tõi MTÜ Õiglane praamiliiklus esile rida mõtteid, sealhulgas ka selle, et praamipileti hind ei ole läbipaistev ja praamitasu pärsib saarte arengut ja konkurentsivõimet. Me vaatame ikkagi, kuidas saaks asja paremaks ja loomulikult piltlikult vaadates keegi ei taha seda olukorda, kus näiteks kehtestatakse kontrollpunkt Pärnu, Tartu ja Narva maanteele, kus inimestele enda koju sõitmiseks või oma ettevõtte juurde sõitmiseks peab tasu maksma, nii et piltlikult on sarnane olukord täna saartel. Advokaadibüroo Sorainen koostas õigusanalüüsi, millega hinnati praamitasu ja järelduseks on, et praamitasu on põhiseaduse vastane. Kui kehtestatakse mingisugune maks Eestis, siis peab olema seadus kehtestatud, millest seda arvestatakse, milline on ülemmäär, milline on alammäär, mida tuleb arvesse võtta ja praamiveotasu on oma iseloomult avalik õiguslik tasu ja selle komponendid peavad olema seaduses kirjas ja neid tuleks iga kord hinna kehtestamisel arvestada. Aga praegu on seda hinda kehtestatud, samamoodi võiks vaadata sinna lakke öelda 12 eurot või 12 senti. Tõsi ta on, et tegemist on sellise väga spetsiifilise maksuga, mida tuleb 2 Eesti maakonda sisenemisel tasuda ja ülejäänud mandrimaakondadel siis mitte. Ja ütleme vähe kahtlust, et majanduslikus mõttes see mõjutab saarte elu. Et tegemist on siis selliste maakondadega, mis on geograafilises mõttes kõige kaugemad ja kuhu reisimine siis on kõige kulukam ka ilma igasuguse praamitasuta. Et selles kontekstis veel selle praamitasu sinna lisamine loomulikult ega see ei tee nende maakondade elu kergemaks. Arvata on, et ega vist selline tasuta praamiliiklus ka ei ole see, et mis siin lähiajal võiks ju tulla, et mis see lahendus on? Mõte on pigem see, et tekitada diskussioon. Et seni üks suuremaid probleeme praamiliiklusega ongi olnud see, et tegelikult need hinnad, see ei ole arusaadav, kus need tulevad ja mis see loogika seal taga on. Tekitada diskussioon selle üle, et kas ja mismoodi need hinnad tuleks nagu paika panna, et siin oleks mingisugused selged saarlastele ka ettenähtavad reeglid. Ja sealt edasi, ma usun küll, et üks osa sellest diskussioonist peaks olema see, et kas praamiliiklus üldse peaks tasuline olema kõiki tulusid ja kulusid kokku lüües. Kahjuks ei saanud me tänase tööpäeva jooksul kommentaari Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist, kelle valdkond praamiliiklus on, kuid küsisime TS laevade juhilt, kui pileti hind on avalik õiguslik, mida nemad sealjuures üldse teha saavad. Meie pakume riigile teenust juba praegu kehtiva 10-aastase teenuslepingu alusel, kus on siis kokku lepitud teenuse hind ja teenus koosneb siis 2 erinevast osast. Üks on siis dotatsioon ja teine on piletitulu. Ja tasub siinkohal ära märkida, et kui piletitulu on suurem või väiksem, sellest TS laevade kasumlikkus ei suurene ega vähene. Sest kui piletitulu kasvab, siis dotatsiooni osa väheneb. Kui vaadata siit põhja poole, siis Soomes, Rootsis on praamisõit paljuski lahendatud maantepikendusena. See on nüüd riigi küsimus, et millist teenust soovitakse pakkuda, et kas tegemist on maantepikendusega, mis ongi nii-öelda maantee üks osa või on ta sellistel alustel üles ehitatud teenus, nagu ta meil täna on, siis see on täpselt selline valiku küsimus.